Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja räägin teile sellisest vahvast videoplayerite keskkonnast nagu Embedder. See on selline tore koht, kuhu saab kokku korjata siis erinevates videolevituskeskkondades, nagu näiteks YouTube või Vimeo olevad lemmikvideod. Nendest moodustada siis oma playlist ja see siis koos videoplayeriga vistutada oma ajaveebi või kodulehele. Kõigepealt tuleks siis luua oma kasutajakonto ja klõpsates nuppu Register küsitakse teie käest siis teie kasutajanime, mida te endale soovite, parooli kordust, e-maili aadressi ja CAPTCHA koodi. Kui te olete need kõik ära täitnud, siis suunatakse teid teie postkasti, et te aktiveeriksite oma konto. Seejärel saate juba siis Embedderi keskkonda sisse logida. Avalehel pakutakse kohe võimalust panna siia üles ka oma pilt või ikoon, muuta salasõna ja siis informeeritakse ka sellest, kui mitu korda on meie playliste vaadatud või mitu tükki neid loodud on. Minul hetkel ei ole ühtegi. Aga esimese playlisti loomiseks siis tuleb ülevalt klõpsata sakile Build a playlist. Neid playliste on võimalik luua kahel moel, aga nimi on vaja neil igal juhul ikkagi panna. Mina panen praegu nöörid ja paelad. Nüüd esimene võimalus on standard playlist, see on siis selline, kus te kopeerite video internetilingi või embed koodi või vistutamise koodi ja klõpsate siia kasti ja saate seda moodi lisada. Smart playlist on selline, kus te saate siis näiteks YouTube'ist otsida videosi mingi märgusõna või kategooria alusel, YouTube'i kasutajanime alusel, näiteks kui te tahate enda omasid siia panna, või siis ka YouTube'i playlistist. Vahe on ainult selles, et standard playlisti abil saate te siia keskkonda ühte videoplayerisse lisada kuni 100 videot, smart playlisti puhul 50. Mina kasutan standard playlisti ja kõigepealt võtan siis näiteks siit YouTube'i keskkonnast ühe paelte punumise video, kopeerisin veebiaadressi ja kleebin selle siis nüüd siia ning klõpsates nuppu add peaks ta hetke pärast kohe siia nimekirja esimeseks tulema. Videod lisataksegi teie playlisti alguses täpselt selles järjekorras, nagu te ise nad siia kopeerite. DJTube'ist võtame ühe sõpruse kohta käiva video. Vahel ei õnnestu see kohe esimesel korral see lisamine, siis tasub teist korda uuesti proovida või proovidagi siis seda embed või vistutamise koodi. Nii Vimeo. Et oleks siis proovitud ka erinevate keskkondade videode lisamine. No nii, hetk läheb aega ja siis peaks video siia ülesse saama. Ahaa, ja ütleb, et praegu ei õnnestu see, tuleb veidi pärast uuesti proovida. No nii. Loodetavasti selle Vimeo videoga siiski õnnestub. Ja ei õnnestu. No olgu peale, jätame selle video siis praegu välja, loodame, et mõni teine päev on Vimeol vähekene parem. Kui videod on siia nimestikku saanud, siis nende järjekorda võib edasi-tagasi liigutades muuta, et milline video hakkab esimesena mängima, milline teisena ja siin on pisikene pliiatsiga paberlehe moodi märk, mille peale klõpsates saab siis panna videole uue nime ja salvestades siis muutuvad need selliseks, nagu te tahate. No siin on näiteks, ei oskagi öelda, kuidas seda paela kutsuda, ta võib ka jääda sellise nimega. Ja siin on võimalik siis ka varem ära katkestada selle video lõpust nii-öelda tagasi kärpides või alustada video mängimist veidikene hiljem. Selline võimalus tuleb lahti just YouTube'i videode puhul, et esimene oli DJTube'ist ja selle puhul nii hästi ei saa, et muudame aga alguse lõpuaja. Aga kui on mõni õppevideo ja sealt vahelt on ainult ühte lõiku vaja, siis on see väga hea võimalus mitte tervet videot sundima vaadata. Kui need on kõik tehtud, siis võib vaadata, milline see playlist meil välja näeb, preview playlist. Ja siia alla tulevad siis kõik videod, nende peale klõpsates ja play nuppu vajutades hakkavad nad mängima.
Kui need on kõik lisatud, siis Create Playlist muutus nüüd aktiivseks, sinna saab peale klõpsata ja meie videoplayeri jaoks sobiv nimekiri ongi olemas. Nagu näete, tekkis kohe siia istutamiseks sobiv kood, mille saab siis lisada oma kodulehele. Hea võimalus on veel muuta ka värve keskkonnale või playeri ümber ja ongi kõik õpetused lisatud. Kui on soovi oma playliste muuta, siis My Playlist all on see täiesti see võimalus olemas. Siin on Editis Playlist, selle peale klõpsates on võimalik siis siia videosid juurde lisata, võib-olla mõni ära kustutada, muuta nende mängimise aegu ja nii edasi. Head katsetamist!